Tervist, täna on 5. mai ja Risto Ränk Farming kanal. Just tulin natuke tagasi metsast ja võtsin maha ühe tammepuu, millest ma saan siis teha need võrad siia nunnumeetri aiale ja siis sinna taha võtsin veel tammeposte, mis on juba tuulekuivad. Vaatasin, mis on alt tugevad, et saab panna maa sisse ikkagi. Nii et sigataiapostid tulevad, no väikeste notsud, et mitte sigad, nad on notsud. Ja siis siia paneme need võralaatsed, paneme siia ära. Nii et lähme otsime kirve üles ja siis hakkame pihta. Nii, tõstin esimese maha ja kindlasti koor tuleb maha võtta, sest see on esimene asi, mis mädaneb ja siis ta hakkab loksuma. Kuigi siia tegelikult ei tule talle mitte mingit, tegelikult raskust. Ta ei pea kandma suuresti midagi peale selle viinamarja, mis kasvama hakkab. Et ehk ta siin peab 10 aastat vastu umbes nii. Sest tammepuud ma olen enne maa sisse pannud ka ja 10 aastaga ta nagu siin ümbrelt natuke mädaneb küll, aga see tamm on ikkagi seest nii tugev puu, et ega ta siin pikali ei kukku 10 aastaga, mis on täitsa uskmatu tegelikult. Ühesõnaga, siia lähevad siin tüvid püsti ja et anda seda ruumi asjale juurde, siis natuke nagu ruumi ja ruumilisust, niisugust elu nagu oleks siin juba puud kasvaksid. Ja siis siia läheb roheline viinamarju peale, eks ole, ronima. Ja muidugi selleks ajaks, kui teised pöösad nii juures kasvavad, siis on mädanevad ära. Aga siis ei ole enam hullu ka. Ja omakorda läheb aiapostiks, et hoiab aeda. Kui sellel aial nagu vaja pole seda tugevat hoidmist, sest ta püsib ise koos. Tal on nii palju endal niisugust tugevust ja paksust. Nii, keeram teistpidi. Nii, panin ühe posti püsti. Põhimõtteliselt nii ta tuleb, et siin ei ole nagu muud. Tõenäoliselt ma valan ta maa sisse ja panen siin äärde suured kivid kavesegu kinni, et ta hoiaks tugevalt, kuigi teda ei hakka nagu kiputama, see mitte miski. Ühesõnaga niimoodi lihtsalt, ma arvan, et ma lõikan seda oksa natukene maha hiljem. Kujundada saab pärast ka, aga selle point on siis see, et ta annab nagu seda, ma ei tea, mingit keskkonda nagu justkui juurde ja siis siia peale saab hakata viinamäär ronima ja nüüd paneme teised ka ära ja siis vaatame, kuidas ta üldmulja paistab, et siis on nagu eemalt vaadates siin juba nagu mingid tüvidesed kasvamas, et ikka annab sügest natuke efekti juurde. Ja muidugi see asi ka, et ma ei pane ta täiesti aia vastu, sellepärast, et muidu ma peaksin need oksad ära saagima, mis ei ole võib-olla paha mõte, aga ma panen siit metallist sihukeste pulkadega läbi, siin on tüvi külge selle aia, et ta otseselt nagu aia vastu ei lähe, see vähemalt. No nii, võtsin siis need tammepuud ja võtsin siis koore maha, vedasin aukudesse. Ma kinnitan nad niimoodi, nagu kõik teised aiapostidel on pannud kas 2 või 3 mingi lauapuidu jupiga, mis hoiab ta lihtsalt nagu otse, silmärgi otse, sest need on siuksed looduslikud vormid, ütleme nii, et nendega ei ole seda jama, et neid peaks loodi panema. Aga üldmulje, vaadake nüüd. Minu arust, kui nüüd tulla siia poole vaadata, siis kohe on ju teine tera. Et kohe läheme muidugi seguga tegema, teeme segu ära, valame kinni, enne kui ilm väga jamaks läheb, siis tundub, et täna hakkab vihma sadama. Aga kohe on niisugune, vaadake, tagumine puu siin ees, kohe on niisugune elu rohkem ja tundub, et ei ole lage põld, mis mure tegelikult selle alaga siin on. Et okei, ma saan aru, et me peame kive vedama hakkama, kõiki selliseid, taimed istutamine üks asi, aga selline maastikukujundus on tegelikult siin selline päris suur töö osa, sellepärast, et tegelikult on täiesti lage sile maa. Ehitada on väga hea ja tegelikult on kujundada ka väga hea. Aga me paneme nagu puusad selles mõttes, et jooksvalt teeme niimoodi mõnusalt ja ei ole midagi ilgelt möödulindi või mingi loodi järgi. Kõik on niimoodi loovad lähenemine. Ühesõnaga praegu seisuga vaadates 3 posti on püsti, millest ma rääkisin. See tagumine on väga selline, tegelikult see on üks sama puu. Kõige alumine osa on veel seal. See läheb siin notsutaia sinna väravapostiks. Siis on järgmine osa on see, siis on see ja siis on see järgmine seal tagumine. Et päris suur tammepuu oli ja olgem ausad, see jupp, kui raske, oi kui raske. See alumine osa oli ka, aga see on seal pikem ja
ma olen täitsa võhmal metsast ära vedades seda, et mul ongi ju tegelikult neid õla peal nagu eelmine aastagi. Nüüd on niisugune väga suur asi tehtud. Täna proovime need valada ära maa sisse ka. Ma teised possid lähen viin nüüd sinna notsutäie juurde. Ma arvan, teeme segu nendesse enne ära. Siis kaevame sinna postiaugud ja siis vaatame, kas meil jääb tsementi üle nii palju, sest meil jäi tsementi üle eilsest tööst. Ja eile ma võtsin siis kätte ja valasin ära siis selle niinimetatud uue pakenduskeskuse vundamendi. Ja uus pakenduskeskus tuleb siis Vutimäe kõrvale täiesti, et selle vundamendi, sinna läks üllatavalt palju segu sisse, et ma ostsin tegelikult tsementi varuga, et ma saan siin ka möllata veel, aga tegelikult läks ainult pool kotti ja alles. Tegelikult läks üllatavalt palju. Eks ta on sügav vundament ka, need vundamendi augud on see suured ja muidugi ebatasane maa ka, seda paati rohkem. Et mõnes kohas on täitsa 20 senti betooni seal lihtsalt põranda koha peal, kui raskust peale ei tule kandma, nii et see on natuke overkill, ma tean, aga pigem valame siledaks ja pärast on elu lihtsam ja mõnusam. Selles mõttes, et tsement on üks ainuke vähesid asju, mille hind ei ole väga tõusnud praegu, nii et pole hullu. Nüüd lähme toome ära segumasina siia ja hakkame pihta, valame need postid maa sisse ja siis vaatame, äkki saame, kui segu jääb üle, panna ka notsuaia postid täna ära ja siis ma arvan, et ongi juba nii õhtu käes, et ega me muud ei jõua. Aga jah, et nüüd see pakenduskeskuse vundament seal kuivab ja kui see on, ma arvan, et äkki nädalavahetusel, kui on aega pühapäeval, sest reedel meil on see Luige laat, siis laupäeval on Lionsite laat Kuressaares, nii et pühapäeval olen jälle kodus. Et siis äkki ma saan selle pakenduskeskuse raami ka püsti sinna ja kui see raami saaks püsti, siis on juba näha, kui suur ta tuleb. Mirks arvas, et liiga palju ruumi on seal, et tema pakenduskeskust tihti peale toimetab, mitte mina ja tema tegeleb see munade müügiga, seega siis tema arvab, et see tuleb ikka väga palju liiga suur, seega me võib-olla tõmbame selle seina üldse vahele, sinna teeme pooleks ja teise poole teeme lihtsalt laoruumi mingisuguse, kas siis ladustame vutisööta lihtsalt või teine võimalus on, et paneme sinna lihtsalt mingid asjad, mis laoruumi ootavad ja tahavad, sest ruumipuudus on meil kogu aeg. Sest me teeme ikkagi loomade keskkonnad kõigepealt, siis hakkame alles vaatama, kuhu me enda asjad panna saame, nii et tüüpiline loomainimese värk on ju. Nii, sain siis postid valatud ja üldplaanis läks tegelikult iga posti auku läheb tegelikult ju meeldib palju segu, et kestleb 3 20 liitrist ämbritäit segu läheb ühte posti auku, see on tegelikult päris suur kogus, kui nii ütle, sest iga auk mahutab päris palju. Aga ma olen üldmuljega väga rahul, laseme neil nüüd tahkeks muutuda siin ja siis 2 päeva pärast seda me toed juba ära, siis näeme päris üldmuljet, aga ma olen rahul, ma olen väga rahul. Õhtu on juba käes ja tundub, et täna läheb vihmale ka, nii et aga postid on maas. See on nüüd kõige tummisem, suurem. See on selline, mis läks ühe haruga juba maa sisse, aga tuleb siit päris mõnusalt välja, siia on ju taimel väga hea peale ronida, et see on selline päris haruline. Vot, üldmulje hakkab looma. Kruuse ei natuke alles, selle ma jätan käruga siia põllu peal lihtsalt, sellepärast, et tsement sai otsa, natuke segu on veel alles, nüüd lähen pesen segumasin teda ära, aga tsement sai otsa, aga kruuse jäi praegu üle, nii et ma jätan käru siia ja teine päev ostame tsementi juurde ja siis tuleme juba siia notsutäie juurde ja valada tuleb siis siia 2 posti ja siis vaatame, et võib-olla paneme vahepeale mõlemal poole sinna taha ka ja siis siia poole vahepeale ka, et siis on 2 posti tavalist immutatud ja siis on järgmine valatud, et seda tummisem teab, sest nagu ma rääkisin, siis notsud on väga suured rügajad ja nemad tihti peale tahavad aeda otsas ka sügada ennast, siis kindlustame selle aia ilusti ära, et lööme poste tihedalt. Aga praegu seisuga ma siis lähen pesen segumasina ära ja võtan siis tänaseks otsad kokku, et selle tööga on siis praegu ühel pool. Tervist, täna on 6. mai ja Risto Farming kanal. Me oleme siis Mirksiga Luigel väljanäitlusel ja siis ühesõnaga kõik algab alles. Käisime just seal sponsorite telgis, seal on kuidas seda?
draamat, kohvi ja kõike on, kui on tahtmist. Et noh, algus on ka ja segadus on lihtsalt, ma arvan, et päeva peale see klaabub seal. Me ei ole jõudnud ringi käia veel, me just tõime oma sponsorkauba ära siis ja nüüd me hakkame ise tegema väikest ringi, sest õnneks inimesi on vähe, nii et ma saan hakata filmima rahulikult ja vaatame siis, mis siin näidatakse ja pakutakse. Vaadake, vinged on tehtud faasani keskkond. Noh, eks see tuleb kõik teha niimoodi, et seda on võimalikult lihtne transportida ja siis kokku panna koha peal suurte nipukatega kokku, lihtsalt paneelid on valmis, laks. Tegelikult võimalikult vähe seinu, mida kaasa võtta, et tekivad kolmnurgad ja võimalikult palju erinevaid liike asju saab sisse panna. Selles mõttes on jumalast lahe. Näete, jahifaasanid seal. Muidugi ei tea, mis seal pool oli. Erinevad faasanid toimetavad siin. Siin on lahedad keskkonnad. Kuidas nõelda, et tegelikult on väga vinge. Ma ei ole kunagi käinud siin varem. Aga kuna sel aastal sai nagu võimalus, siis kindlasti tuleb veel, ma vaatan, osad asju pannakse välja alles. Aga siin on ühed suured iitküülikud, põhimõtteliselt samasugused nagu meil kodus ühel Poolast tõime, mitte seal all. Et meie omal on ka nüüd beebid juba, nagu poolakad lubasid. Siin pool on muidugi partide osakond ja nagu te näete, siis partid on enam paari kaupa, aga kui partide on ju vesi, siis on maha kõik märg juba. Et noh, seda me teame, et partid on igavesti ägedad lägakotid. Väga lihtne ka jälle, lihtsalt aiapaneelid nipukadega põhimõtteliselt koos, nii nagu me kodus panime. Ja seda on siis terve pikk rivi siin, mis on nagu ülituus. Kohe lähme vaatame pikema tiiru ka, et mis veel hinda pakutakse. Aga üldplaanis mastaap on võimas tõesti, et jube palju on jäneseid asju. Et see on äge. Ilusad lihatuvid, need on need kingid, eks ole, need tagumised, ma ei tea, kes need on. Nende liiki ma ei tea need, kes seal on, need on kingid ja need siin on samamoodi see kolmnurkadest vist kokku tuleb niisugune puur, mis on näitus heaks jumala ideaalne. Siin on vutte, enam ei togi palju vutid, erinevad vutitõud, liigid ja siis ühed tuvid ja miitkanalised on siin, miitkanad. Siin on nüüd erinevad kanatõud, asjad. Et need on nüüd kõik need, mis on nummerdatud ja need on siis hindamisel. Nagu näha, siis juba inimesed teevad tööd siin ja sealpool Mardid on need, kes hindavad, siis panevad hindeid, kes saab mis koha. Neid on palju, neid on päris palju ikka, selles mõttes on korralik mass kokku tulnud, ütleme nii. Räägi nüüd veel head juttu. Me oleme tegelikult nüüd vutiosa, ei ole vutiosa, tibud on siin, on ju? Tibud on siin, vutid on ka. Ega vutiosakonnast ka ära käima. Ühesõnaga vutid kohe tulevad, aga siin on erinevad tibud. No ütle, räägi. Asju on palju ostma kipu või? Ei no, miks mitte? See mõttes elatustase on mandril teil? Näete, siin on vöötaned. Meil on nüüd olemas vöötanepaar, eks ole. Siin on ka ja need on hästi ilusad. Aga siin tüübid, väiksed smaragdpardid, keda ma olen jumala kaua tahtnud otsinud. Need on sellised sama värvi nagu on kajugad, aga pisiksed. Nii et selles mõttes täiesti tahaks minna küsima, et kas neid müüakse siin. Vaadake, siin on üliäge munade väljanäitus, et need inimesed, kes ei tea täpselt, mis linnumunad välja näevad, siis siin on kiri juures ja saate vaadata, millised on kanad, millised on pardid, millised on kalkunid, hanemunad ja kõik on olemas, et selles mõttes ülitore, et natuke ka hariv inimesele, kes ei ole linnuloomakasvataja ja siin taga on muidugi vaatagi kohe grammid ja kõik asjad pildid ka, et väga palju harivat teemat on siin ka. Meie sõbrad Muhust on ka oma kängurudega väljas, et selles mõttes ja Muhu Jana linnufarmist on ka seal taga janalinnud, lähme vaatame neid ka kohe. Kui sina pruudistad või? Vaata, kui suur see on. Tere! Tahad see meile tulla? No nii, noh, mida? Jah, nüüd me oleme jõudnud siia osakonda, kus on siis traktorid ja asjad, murutraktorid, enamus murutraktorid, aga seal see traktor, mida meil on vaja. Täpselt see traktor, mida meil on vaja ja
mina Tõsised. istun sinna ette kopasse ja Risto sõidab. jah, Mirk istub kopasse ja mina sõidan. Aga siin on need tõsised töömasinad jah, et noh, ilus on vaadata küll ja ma ütlen, ilusad hinnad ka mulle meeldivad, aga lihtsalt reaalsus on midagi muud. Me peame oma murutraktoriga hakkama saama. Juba see on suur luksus meil. Saaks kärugi jah, murutraktori käru on meil vaja, aga me vaatasime neid kärusid ja need on jube vedela raamiga tegelikult. Et kui ma tahaksin sinna kive peal panna, siis Marta vajub kokku lihtsalt. Tuleb ise keevitada. Aga selles mõttes laat on võimas. Nii, laat oli siis tegelikult võimas. Oota, kõigepealt näidan. Pakenduskeskuse raam on enam-vähem, hakkab püsti saama juba. Eile õhtul natuke toimetasime kodus ka veel. Laat oli äge. Super lahe, et Eestis tehakse sükest asja. Lindudel loomade hulk oli ju üllatavalt võimas, mis siin on kohale toodud. Veised, lambad, kitsed, hobused, noh, selles mõttes jaanaline kängurid, mida iganes, kõike tegelikult oli. Linde erinevaid väga palju, küülikuid, veelinde, noh, selles mõttes kõike, mida hing ihkab, ütleme nii. Ja see on see mõttes, et inimesele, kes igapäevased loomadega ei tegele ja ei näe, siis see ongi see kõik see ilus pool. Seal on esindatud kõik see ilus pool, nagu meie jaoks on ilus suvi. Aga tegelikult muidugi reaalsus on ju see, et kõik loomapidajad teavad, et on ka sügis ja talv, mis on sopane kole ja samamoodi loomapidamisega on haigused, kulud, meeletu töö ja nii, et see ilus pool oli kõik esindatud ja selle üle mul on ülihea meel, et inimesed näevad, äkki tekitab isu ja tuleb loomapidajaid juurde. Aga tööd tuleb ka teha. Vot, nii äge laat oli. Said loomi linde katsuda. Mulle meeldis väga see, et seal ongi tegelikult see näitusaeg, kus hinnatakse ja neid, kes peavad oma lindeloomi hästi, nad saavad panna näitusele välja enda linnud, loomad ja siis on see, et neid tunnustatakse ja see on väga vajalik, et tunnustada neid inimesi, kes veel jauravad lindude loomadega, eriti veel teevad oma tõupuhtaid liine ja aretavad ja möllavad, et see on suur töö, super luks, et mul on ülihea meel, et me käisime seal ja edu, väga palju edu nendele inimestele, kes seda korraldavad ja seda teevad, sest sihukese suure ürituse korraldamine on juba niikuinii pingeline, rääkimata sellest, kui seal on elus loomad. Loomade transport on raske, et nad jõuaksid elusalt tervelt kohale, sinna see on alati riskantne, tegelikult on, et loom võib ennast vigastada mis iganes ja et ta veel seal 3 päeva peab, see praegu kestab ka, eks ole, et ta peab 3 päeva seal veel, sel loomal peab hea olema, suhteid stressivaba võiks olla, et neid tuleb sööta, joota ja vaadata, et nagu kõik oleks ohutu, ehk siis lihtsalt suurt üritust korraldada on kindlasti pingeline, keeruline, aga elusloomadega on vähemalt 10 korda ütleme nii, et mitte hullem, aga müts maha nende inimeste ees. Vot, tänane video jõuab siis teieni natukene hiljem kui tavaliselt, sest reedel ma lihtsalt ei jõudnudki, sest me käisime mandril. Mirge on juba Kuressaare laadal tegelikult praegu, Lionsite laadal meie kaubaga ja mina pean video kokku ja sõidan ka linna Kuressaart ära. Nii et teie olge mõnusad, share'ige, like, jagage, näeme kindlasti järgnev video ja ei muud, on ju. Tšau! Need tipuvad ka, aga nad ei tipu.